täna tuleb meil siis kultuurne hommik. Läheme Pompei varemeid vaatama. Tuled rongist välja, kui hingad sisse, tunned seda vulkaanilist tuhka ja mis siin kõik muu on, et saabusime Pompei raudteejaama. Seal teisel pool võib-olla. Väga huvitav. Nüüd tuleb välja, et siin ei ole mõeldud inimeste jaoks, kellel pole jalgu. Vaata, et see ei komista. Mõtle, kui sa oled päris ratastooliga. Ma ei kujuta ette. See on siis Pompei. Aga huvitav saab kaardi pealt, eks ju mingi asi oli kaugemale. Kas see asi lähebki nagu siis 2 kilomeetrit nagu sinna poole järjest või? Siin kunagi lasid inimesed. No Ruudi, kuidas on? Meisi. See on nagu see, kus keegi jookseb ringi, eks ju siin. See on mingi plats. Äkki teesärgiga hakkab külm. Ma ei tea, kui külm hakkab, siis paneme tagasi. Jaa. Näed, kujud. Huvitav, kas need kujud siin on ka nagu originaalist? Et tuhalt välja kaevatud. Või need on, äkki need on need päris inimesed, kes siin elasid. Nad on lihtsalt ära kivistunud. Suht hästi säilinud Centauri kuju. Huvitav on just see, et siin nii palav on. Praegu on kevade hommik, kell on 9, suhteliselt külm ja meil on juba siin palav. Mõtle, kui sul on suvel, siis siin pole üldse tuult ega mitte midagi, varju ei ole. Ja kui sul suvel on 35 kraadi, siis sa lihtsalt kõrbed siin ära. Ja maa on ka must, on kõik vulkaanituhkast. Ja lapsed mängivad. Tahad kärru saada? Ei taha, jah? Okei. Sina tahad kärru saada või? Jaa. Okei. See meenutab Osti antikat, seal olid ka vaata sellised vahed ja nagu lagunenud katuseta majad, et nende majade taga oli amfiteater. Siin on mingid mosaiik. Lahe. Ja Pompei põhiatraktsioon. Lillepeendrad, mis kasvavad põõsastes. Nii vara on kell ja see on nii palju turiste, et ja praegu ei ole ju põhijooaeg. Et täname neid sakslasi, hiinlasi, kõike. Sellised kõrged seinad. Siin oli siis avalik saun. Termastabiine. Kas tahad käia sinu? Näed, ja siin toimuvad väljakaevamised. Tehakse tükk. Oi, kui tubli. Näed, veekraan. Mõtle, neil olid vanast siin isegi kraanid. Thank you. Huvitav, kas Pompei on nagu itaallastele selline nagu eestlastele on mingid loomaaiad ja mingid kohad, kus nagu iga aasta kooliga muudki käiakse. Ei, see on nagu, et jälle Pompeisse. No kes see viitsib nagu iga kord, et kogu aeg ainult Pompeisse. Näed, siin on mingid söögi tegemiskoht. Mine üle. Kui mina hakkasin laavasti, siis ma lihtsalt kuulin. Teeme siin sellist mängu nagu põrand on lava ja siis me ronime üle kivide ja see on osutunud äärmiselt edukaks mänguks. Okei. Lähme tagasi. Vaatame kellegi koju. Nii. Väga lahe. Ma arvan, et need on hobused allid äkki. Mis seal? Lähme tasakesi. Meid leiti üles. Lähme vaatame edasi. See on päris suur maja. Vaata, mis lillekesed siin küll kõik kasvavad. Näed, see pott seal näeb küll välja nagu vanaaegne. Näed, ja see on kellegi elamistuba. Kas see on katkine maja? See on katkine maja, sul on õigus. Vaatame sinnapoole ka. Näed, hoovi keskel on väikene peenar. Siuke vaata piiratud õu, et igal pool on nagu seinad ümberringi. Kõrged laed. Sellest arvan, et kuidas nii väikeses ruumis midagi mõistlikult teha oli. Ma ei tea, jah. Näed, ja siin on mingi mis iganes Veenus. Oi, mis te leidsite? Mina arvan, et see on välimaja, ehk siis peldik teiste sõnadega. Nii, nüüd me hakkame jõudma amfiteatrisse.
kus siit sisse saab? Kus siit sisse saab? See on Rooma-aegne koer. Kuidas? See on see Romulus täpselt. Ja nüüd me laskume amfiteatrisse. Tahaks loota, et teiselt poolt saab kõvasti välja. Nüüd praktiline küsimus, kas me oleme vanem amfiteatrit käinud ka? Jaa, me oleme käinud näiteks Manchesteris või Chesteris. See Inglismaa, okei, seda ma mõtlesin korra, et äkki seal oli. Tõesti Antikal meil oli ka mingi amfiteater. Okei, aga see on ikkagi siin suurem. See on näha, et kuidas kõik on nagu, taimed on kõik murusse kasvanud. Ütleks, et etendustel väga suurt edu ei ole, kui ikkagi kõik pingid on taimi täis kasvanud. Kõige lahedam koha amfiteatrist on muidugi mõistlik põrand. Aga ma ütleks, et see on ikkagi kõige suurem amfiteater, kus me käinud oleme. Nagu sa unustad ära selle Kolossumi. Kas Kolossum on tehnilist amfiteater või? Ma arvan küll. Nüüd lähme amfiteatrist välja. Siin on vist peavärav. Meie tulime äratavasti tagauksest, siis tulevad massid sisse, vaatavad esimese asja Kolossumi ja siis tulevad ringiga tagasi. Nüüd tulime amfiteatrist ja nüüd tuleme siis mingit katusalust mööda, kus on vanaaegsed kola ja läheme tagasi alguse poole. Kas siit saab? Oh, näed, siin on vanaaegne nuga näiteks ja puukillukesi ja asju. Näed, siin on ka taastatud pilti. Images with explicit content. Okei. Rooma kujud vähem käed. Nukku. Jaa. Aga käed on ära tulnud küljest. Mul on vist midagi viga, et tal nii... Tival ka. Jaa. on ka nukku, jaa. Okei, me oleme siin ja nüüd läheme põhimõtteliselt vasakule ja siis mingi hetk keerame paremale. Ennem me vist kõndisime mööda maa peateed, vaata, seal olid suured kivid ja veevärk ja puha ja aga siin me oleme nüüd siis järelikult Pleebide maal täpselt. Näevad välja Pompei tagahoovid. Need on ikkagi viinamarja kasvatused või midagi. Kell hakkab 11 saama ja nüüd on nagu näha, et kus rahvast on rohkemaks läinud. Ja ma kordaks selle üle, et siin on ju see on märtsi lõpp, ei ole veel mingit turismihooaegagi ja juba nagu nii palju rahvast. Ja soe. Mõtle, kui päriselt veel soojaks läheb. Et kui paljalt mina ja Kerli siin praegu käime, lastel oli ka vahepeal palav, nüüd on jahedam, siis nad ikkagi küpseb ära nagu väga korralikult. Ja see on siis Pompei mägi. Kogu aeg on pilvekesed otsas. Peaks olema väljapääsu poole minek. Kas seal ajal ei? Et turiste oli lõpuks ikkagi päris palju ja ainult raudteejaama saamine on raske. Meeldis vaadata kogu vanu maju. Päev Pompeis oli nii väsitav, et kõik jäid magama. Tuli magama kord. Isegi Hugo vajus ära.